istu siia, istu. tere, armsad vaatajad! Te vaatate sarja Tähesäras nõo. Nagu näete, olen mina oma mantlid ja saapad nurka visanud, sest suvi tuleb täies väes. Täna on meie saate viimane osa ja ma loodan, et teie suvi tuleb väga lilleline ja heatujuline ja ma tahaksin tänada kõiki, kes te olete meile kaasa elanud, meid vaadanud, meie saates osalenuid, et nad on meid oma mälestuste radadele viinud. Ja tänane viimane saate külaline on Sulev Savisaar. Ägedat suve! Tere, Sulev! Tere! Kuhu me täna tulnud oleme? Te olete tulnud Miku tallu, Nõo valda. Ja ma saan aru, et see on ju sinu kodu. Jah. Ja peale selle on siin üks väga huvitav tagamaa ja tagaaed ju ka. Jah. Mis sul seal tagaaias täpsemalt on? Seal on mul palju haruldasi lilli. Aha. Püsililli. Väga kena. Aga istume siia ja ajame natukene juttu. Ma tahaksin küsida kõigepealt, mis seos on sinul Nõo vallaga? Kas sa oled siin sündinud? Ma olen sündinud küll Tartus, aga juba poole aastased ma sattusin siia. Aha, kuidas nii? No, segane lugu. Aga pärast seda siis ongi Nõo vald. Et see on minu ema sünnikodu ka. Selge. Ja sealt maalt ongi siis Nõo vallas elatud? No, koolis ma käisin Tartus. Aga enne kooliminekut olin siin ja pärast kooliminekut olen ka siin olnud. Aga mis toredaid mälestusi või lugusi Nõo vallaga seoses meelde tuleb? Ei, nii äkki ei oska midagi meenutada. Mõni tore seiklus lapseeast? Toda ei tahaks parem meenutada. Ei taha meenutada? Selge. Aga Sulev, ma tean, et me oleme täna tulnud siia, sest sinul on ju aias tegemist ikkagi Põhjamaade suurima avamaa kollektsiooniga sibullilledega. Ja sa kasvatadki vist põhiliselt sibullilli, ma saan aru. Ja pisisibullilli. Mõned on nii pisikesed, et ainult 5 sentimeetri kõrgused. Aha. Aga nüüd on ilmad ilusaks läinud, lilled on ilusti õitsema läinud. Lilled õitsesid ka siis, kui olid väga halvad ilmad. Nii kui lumi läks, kohe hakkasid õitsema esimesed. Kui palju sul neid lillesorte on? No neid nimetusi on mul kuskil 2000 ümmarguselt. Me tulime siia, siis oli just üks pisike ekskursioon sees. Ma saan aru, et sa korraldad ka ekskursioone. Teed oma lilleaiale nii-öelda jalutuskäiku, ringkäiku ja on ka võimalik siit ju taimi endale soetada, kui huvi on. Jah, on küll, aga see aasta ma ei ole küll julgenud midagi potti istutada, sellepärast, et kartsin, et koroona pärast nagu inimesed ei julge tulla. No loodame, et julgevad. Ilmad ilusaks lähevad, siis ikka ju väljas on lillede sees hea jalutada. Et isegi Türi lillelaat keelati ära. Aga käid sa lillelaatadel muidu tihti? Ma käin väga valitud kohtades. Ma käin Võhmas kevadisel lillepäeval ja sügisesel Võhma juurikal ja siis olen käinud Tartu lillepäeval. Tartu botaanikaaia lillepäeval. Aha. Mis lillede vastu tavainimene kõige rohkem huvi tunneb? Tavainimene tunneb kõige rohkem huvi nende lillede vastu, mida ta tunneb. Aga mina selliseid enamasti ei kasvata. Et tavainimene tunneb huvi tulbi, nartsissi, liilia, hyatsiindi vastu. Aga minul neid ei olegi peaaegu.
kuidas sulle Nõo vallas elada meeldib siin ilusas lilleaias? No väga meeldib. Et see on mul ikkagi nagu lapsepõlve kodu ka. Meil on nii tore päikseline maja täna siin taustal ja hulk lilli tagaaias ootamas. Kodulehekülg on ka täitsa olemas ja mina natukene seal ringi vaatasin ja leidsin ühe lillesordi Tamsa. Ma saan aru, et see on tuletatud Nõo vallast. Ja see on 90. aastal ma leidsin selle Tamsa külast, sealt Soone metsast. Ahaa, ja mis lillega tegu on? Tegemist on hariliku sinilillega, aga see oli selline hästi jõuline, valge, õieline taim. Ka tore. Aga lähme siis aeda ja vaatame selle Tamsa ka üle. No vaatame. Väga kena. No näete, siin see harilik sinilill Tamsa ongi. Ahaa, ja ongi valge. Jah. Ja niimoodi metsas käies siis jäi silma ja näppu. Jah, et selle ma leidsin Tamsa külast, metsast. Ja seal oli tegelikult terve väike laiguke neid. Ahah. Et küllap neid jäi sinna veel mahagi. Nüüd on küll sellest juba hulga juba aastakümneid möödas, aga võib-olla on siiamaani seal neid. Sulev, kas sina käid palju looduses jalutamas? Ei ole suurt aega käia. Ei ole. Millega siis aega sisustad? Aiaga. Aiaga. Siia vist kulub päris palju aega, et... Ja see pind on natuke liiga suur ühe hobi jaoks. Ja sa toimetad siin täitsa üksi? Jah. Tähendab, naine mind aitab küll, aga muul alal. Aga kust selline armastus taimede ja lillede vastu? Kust? No, ma olen maapoiss võib-olla sellepärast. Tädi ka natukene tegeles lilledega tegi. Ma küll endale aru ei andnud, et see võiks tädi mõju olla, aga ma leidsin ka loodusest huvitavaid taimi, karukellasid siin ja võib-olla see tekitas ka huvi. Ja siis pärast läksin bioloogiat veel õppima. Ka väga huvitav ala igal juhul. Ma õppisin küll pigem biokeemiat. Et seal ei saanud ka loodust, et seal pidi kogu aeg laboris ainult keemiat tegema. Ja ühel hetkel siis enam nagu ei pakkunud see huvi, vaid pigem ikka loodust? Ei, no ma ikka lõpetasin ära ja töötasin oma 3 aastat ära ka biokeemias, aga pärast jah, siis muutsin profiili. Aga millal see ilus lilleaed siia sul loodud on? Selle ma lõin, esimese ruutmeetri lõin 70. aastal. 1 ruutmeeter. 1 ruutmeeter. Ja esimesed 10 aastat olid mul väga aeglaselt asi arenes. Ja kui palju nüüd seda ruutmeetri pinda praeguseks on? Praegu on kuskil 700. Võimas. Jah. Aga lähme vaatame lähemalt seda ilusat lilleaeda ja sul on kindlasti rääkida põnevaid lugusi oma lemmik lillesortide kohta. Kindlasti on sul endal ka mõni... Ma võib-olla alustaks hoopis sealt teisest otsast. Teisest otsast? Muidugi, jaa. Lähme sinna poole. No nii, me oleme nüüd päikselises lilleaias. Jah. Selles aia otsas on mul suur ülase kollektsioon. Et praegu on mets valge võsaülasest, aga siin on nüüd ka palju võsaülase sorte, mis on leitud maailma eri kohtadest ja enamus isegi Eestist.
ja neil kõigil on oma sordi nimi. Mina neil küll vahet ei tee, siin on üks pisem, siis on suurem õiega. No see on Inglismaalt, aga see on Hiiumaalt. Ahah! Hiiumaalt sort Kassari. Kassari, väga huvitav. Ja sealt on, too sort on näiteks Lätist, Kapšede ja too on hoopis Saksamaalt leitud. Jümmers Fiinrood. Väga ilusat värvi on see Saksamaa. Ta on algusest peale kohe puhkedes roosase võsaülane. Teised sordid on osa võsaülase sorte nii, et algul on valged ja hiljem lähevad lillaks või punaseks. Aga see Jümmers Fiinrood on kohe algusest peale roosa. Väga ilusad õied on ja siin on midagi veel üldse kinni. Siin on mul ja üle 100 sordi kollase, ülase sorte. Ja enamus nendest on Hiiumaalt pärit. Et seal on selline mees nagu Taavi Tuulik, kes on käinud seal Hiiumaa metsades ja otsinud sealt igasugust huvitavaid ülase vorme ja leidnud sealt üle 100 või ligi, ütleme vist kuskil 100 erinevat ülast, millele on antud nimi. Aga kui palju siis neid ülase sorte üldse kokku on? Ega põhiliselt maailmas pakutaksegi Eesti sorte. On jah? Jah. Aga muidugi on mujal ka ikkagi küllalt palju. Ma ei tea, võib-olla teine 100 veel tuleb kokku muid sorte. Seal kaugemal paistab üks hästi huvitav valge õiega lillake. Vaat, see on huvitav taim, et selle võsaülase valge õie sees südamest kasvab välja roheline lehetutt. Jah. Et kui lähemalt vaadata, siis on väga põnev. Vaatame lähemalt. Ja ongi. Vaata kui huvitav. Ja see on nüüd, mis lill see on? See on nüüd Green Fingers on selle sordi nimi. Ja see tutt hakkab iga päevaga minema järjest suuremaks ja lõpuks see roheline tutt katab kogu õie pinna ära. Nii et ta kaob siia ilusti sisse ära. Et pärast on valget juba vähem näha. Tuuline ilm. Aga nii magus lillelõhn on siin, nii kui ma maha kükitasin, siis oli kohe selline suvelõhn. Aga Sulev, kas sinul endal on ka nendest sortidest siin oma kõige lemmiku? Mingi lugu, miks? Et kas temaga on rohkem vaeva olnud istutamisel või hooldamisel, aga et midagi, mis endale väga-väga meeldib ja hingelähedane on? Ma ei ole niimoodi mõtelnud, aga mulle see Jümmers Fiinrood meeldib selle värvi poolest. Jaa, see värv on tõesti väga-väga ilus. Mulle jäi ka kohe silma. Aitäh, Sulev, selle võrratu jalutuskäigu eest sinu ilusas lilleaias. Kui nüüd vaatajatele midagi suvesse soovida, siis mis see oleks? Ilusat suve! Ilusat suve!